Millest sellise petitsiooni algatamine oli põhjustatud ja milliseid tulemusi ootate? Meie siis saarlaste põlisrahva esindajatena esitasime rahvaalgatus.ee keskkonnas algatuse, milles me siis nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste tunnustamist riigi poolt ja ka seaduslikku tunnustamist, sest ilmnes, et näiteks kohtud ei taha Saaremaa põlisrahva kollektiivset kaebeõigust tunnistada. Meil on naaberriigid, Soome, Läti, saamid on tunnustatud, liivlaseidki juba lätlased tunnustasid, ida pool on meist hulga põlisrahvaid elamas ja Eestis millegipärast siis põlisrahvaid seni tunnustatud ei ole. Samal ajal Eesti Vabariik on erinevate rahvusvaheliste lepetega ühinenud ja nendes lepetes on põlisrahvaste õiguste kaitse kirjas ja nüüd on siis vaja astuda järgmine samm, et lisaks põhiseaduse paragrahv 3, mis ütleb, et rahvusvaheliste lepetega kehtestatud õiguslikud normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa, tuleb need siis ka alamates seadustes kehtestada. Ja teine asi, tõepoolest, põlisrahvas on kollektiivne, ei ole nii, et iga põlisrahva esindaja kodanikuna tuleb eraldi oma õiguseid nõudma. Me nõuame kollektiivset kaebeõigust ja muid õiguseid, mida siis need samad rahvusvahelised lepped, millega Eesti Vabariik on ühinenud, peaksid meile tagama. Ja tõepoolest see tunnustuse vajadus on ju nii, et üks asi on see, kui me ise ennast kehtestame ja nõuame. Seda oli vaja selleks, et ka üldsuse esindajad, ülejäänud Eesti Vabariigi kodanikud seda toetaksid ja siis see rahvaalgatuse formaat seda võimaldab, et enamik, kes meile toetusallkirjad andsid, ei ole saarlased. Et see väline tunnustus on samamoodi oluline. Kui palju ja millise aja jooksul kogunes sellele petitsioonile allkirju? Me alustasime sellega novembri lõpus ja esimese nädalaga saime need nõutud 1000 allkirja juba täis. Ja siis ootasime lihtsalt, kuna jõulude ja uue aasta ajal ei ole mõistlik selliste algatustega pöörduda, et keegi ei võta neid vastu. Täna siis oli hea võimalus tulla Riigikokku, anda need toetusallkirjad pidulikult üle koos selle rahvaalgatusega ja me lisame sellele siis ka kõik need kohtulahendid, need väited, mida kohus põhjendab, miks me kohtu arvates kaebeõigust ei oma ja oma põlisel Saaremaal ja merealadel, miks meie õiguseid tunnistada ei taheta. See on nüüd juba poliitiline küsimus. Algas asi sellest, et meie merealad müüdi riikliku enampakkumise poolt maha välisinvestoritele ilma meie käest luba küsimata ja keegi hakkab sinna meretuuleparki rajama saarlaste käest, keegi seda küsinud ei ole, meie merealad, meie ei luba seda, meie ei lase seda toimuda ja meie käest ilma luba küsimata selliseid asju teha ei saa ja esiteks tuleb see teadmiseks võtta ja teiseks tuleb siis leida lahendus selliste otsuste tühistamiseks ja tagasi pööramiseks, mis on tehtud ilma kohaliku põlisrahva nõusolekuta. Koostamisel on ka eelnõu, palun öelge paar sõna ka selle kohta. Riigikogus otsuste eelnõusid esitavad Riigikogu fraktsioonid. Ja selle eelnõu esitab siis EKRE ja me oleme väga tänulikud, et EKRE on erakond, mis põlisrahvaste õiguseid selgelt on toetama asunud. Kutsume ka teisi erakondi üles, sellepärast, et kui nende erakondade liikmed oma esivanemate peale mõtlevad, kõik nad on enamasti Eesti põlisrahvaste järglased, see võimalus on tegelikult kõigil olemas. Aga Riigikogu kaudu on võimalik siis seaduseid ette valmistada ja kehtestada ja meie eelnõu keskendub praegu nendele planeeringutele, mis siis riiklike eriplaneeringutena rahva tahtest hoolimata meie maal tehakse ja ma arvan, me toetame sellega ka teiste Eesti territooriumil elavate põlisrahvaste õiguseid, sest et millegipärast väga massiliselt tänase veel kehtiva rohepoliitika raames on asutud siis rajama tuuleparke, mis kohaliku elanike elukeskkonda ja inimeste tervist kahjustavad ja me oleme siis põlisrahva algatusel kogunud ka rahvusvaheliste teadlaste hinnangud sellele, millest ei saa mööda vaadata. Viimane aeg on need inimeste tervist ja elukeskkonda kahjustavad planeeringud peatada ja ajakohastada normid, mis Eestis seni üldse puuduvad madalsagedusliku müra ja muude tuulikutega kaasnevate kahjulike mõjude osas
Me teame, et Sotsiaalministeerium on seda menetlust algatanud, aga samal ajal on siis nii-öelda arendajad üritades praegust võimuvaakumit kasutada kiirendatud korras maha müümas meie metsi ja samamoodi, kui meie metsad tahetakse muuta tuulealadeks, rahva käest ei ole seda küsitud, metsad raadatakse, põhjustatakse korvamatu kahju, me ei luba seda. Ja sellega siis peab seadusloomes arvestama. Esimese pehme lahendusena on võimalik siis see protsess lihtsalt peatada, aga edasiseks on vaja siis kehtestada juba järgmised seadused, nii et me mitte üksi ei aidanud koostada seaduseelnõud, vaid lisasime sinna ka kõik teadusuuringute põhjendused, mille taga on rahvusvaheliste uurijate uurimisgrupid.